Tere! Tervitame teid taas Autokirurgia kliiniku operatsioonisaalist. Täna on meil laua peal mootor, mis ei olegi 3-liitrine V6 ei diisel ega bensiin, vaid on hoopistükkis üks 2-liitrine 4-silindrine mootor, mis ei ole kuulus oma töökindluse poolest. Täpsemalt on meil siin siis 2-liitrine TFSI ehk siis 2-liitrine bensiinimootor turbolaaduriga. Antud agregaat on pärit meil Volkswagen Passati pealt ja omab see mootor võimsust 155 kilovatti. Ja juhatan siis teid läbi sellest protseduurist, mis me selle mootoriga oleme teinud, mis me temaga veel teeme ja miks see mootor ei ole maailmakuulus oma töökindluse poolest. See mootor võiks olla töökindel, sest et me näeme, et sellel mootoril on malmist silindriplokk, tal on klassikaline 16-klapiline silindripea, tal on suhteliselt normaalsed tugevad kepsud, ta on keti peal, et justkui kogu retsept on nagu väga hästi. Reaalselt on asi aga väga kaugel sellest. Kettiajamis gaasijaotusmehhanismil kasutatakse 3 ketti, meil on siis üks kett on väntvõlli ja nukkvõllide sünkroniseerimiseks, teine kett on 2 balansiirvõlli kaasavedamiseks ning 3. kett käitab ringi ainult õlipumpa. Erinevalt esimese põlvkonna TFSI-dest õlipump on siin eraldi veetud, õlipump enam balansiirmoodulit endas ei kanna, need 2 momenti lahutati teineteisest. Pärit on see mootor 2013 aasta sõidukilt. Et see on juba siis nii-öelda teine põlvkond TFSI-d. Esimene selline oli veel isegi rihmaga, nüüd on see asi läinud keti peale. Mis siis antud mootori meie siia saali tõi, oli siis kliendi soov kõrvaldada mõningad keskmisest tülikamad probleemid. Esimene asi, mis häiris selle auto omanikku, oli selle mootori vaata et kõige tuntum probleem ja see on õlikulu. Tarbis see konkreetne mootor õli meil gramm siia-sinna, aga ütleme, et 1 liiter 1000 kilomeetri kohta. Inimesele öeldi, et see on täiesti okei. Ametlikes dokumentides ongi see number esitatud, et kui on üle liitri 1000 kilomeetri kohta, siis võib mootorit lugeda vigaseks ja mootor vajab remonti. Kes natukene loogiliselt nagu mõelda viitsib, saab aru, et 15 000 kilomeetrit on üks hooldusvälp. Ma räägin soovituslikust välbast, mitte tootja poolt ette antud 30 000, aga kui meil on liiter 1000-le ja meil on 15 000 kilomeetrit, siis see tähendab, et me valame sisse siia 15 liitrit õli. See on 1,5 ämbritäit, kui ennast selliste lihtsamate sõnadega väljendada. See kindlasti ei ole okei. Ja selline õlikulu põhjustab nendel mootoritel ka terve rea igasuguseid muid probleeme, mis on samamoodi väga tülikad ja ebameeldivad parandada. Näiteks see liigne õli, mis satub põlemiskambritesse, see õli põleb, mitte ei tilgu välja. See õli tekitab meile väga tugeva nõgikihi põlemiskambri seintele, põlemiskambri lakke ja kurvastuseks ka kütusepihustitele. Kuna see on otsepritse mootor, siis kütusepihusti ei paikne meil enam mugavalt sisselaske-kollektoris, vaid see paikneb juba otseselt põlemiskambris ja see nõgistub. Ja need mootorid on ääretult tundlikud igasugustele nõgiprobleemidele, sest et see nõgi esiteks võib jääda hõõguma, mis hakkab tekitama meil valesüüdet ja teine lugu on, kui see nõgi koguneb sisselasketorstikku, siis muudab see normaalset õhuvoolavust, mis on talle projekteeritud ja mille suhtes on see mootor ka väga tundlik. Kui see õhuvoolavus on paigast ära läinud, põlemiskambri seinad on täis nõgi, mis hõõgub, siis on tulemuseks tihti sellised vahelejätmised, kõhklused kiirendusel, suurenenud kütusekulu, heitegaasidel tuleb väga mürgine ebameeldiv lõhn juurde. Suures plaanis kokkuvõttes mootori töö ei ole okei. Iga inimene saab aru, et midagi on autoga väga valesti. Kui me hakkasime selle konkreetse mootoriga tegelema, siis ütleme, autopealsed diagnoosid viisid meid üsna ruttu selleni, et see mootor tuleb demonteerida ja siis dekomplekteerida lõplikult. Ja kui see mootor tuli nüüd meile pukka, stendi, eemaldasime selle mootori küljest kõik abiseadmed, võtsime välja ka siis silindritest kolvid, et uurida väntvõlli kolvigrupi seisukorda, siis meie suureks rõõmuks, ka kliendi rõõmuks
vändagrupp täiesti ideaalses seisus, nii et kes iganes on seda autot omanud, õli on ta vahetanud mõistlikul ajal ja ilmselt ei ole ka seda mootorit kurnanud tema maksimaalsel võimsusel. Kuid sellegipoolest, liikudes Ventvali grupist kõrgemale kolbi grupi poolele, siis me nägime, et kolbidega on jutt ühel pool. Ja see kolb, mis siis selles mootoris töötab, väärib tegelikult natukene ka omaette tähelepanu, kahjuks mitte selle sõna võib-olla kõige paremas tähenduses. Kolbidel on kasutatud väga moodsat disaini ja selline pisikene asjakene, näitan seda hetke pärast ka lähemalt. Kolb ise oma konstruktsioonilt on ääretult lihtne, selles kolbis ei ole sees jahutuskanalit, mida sellise võimsusega mootorilt tegelikult ootaks, sest 155 kilovatti ja ainult 2 liitrit, see mootor on oma töömahu mõistes ülekoormatud või vähemasti töötab suure koormuse all. Sellisel puhul ootaks kolbidest jahutuskanalit, siin on olemas küll õlipihusti, aga see lihtsalt natukene aitab jahutada kolbi alumist külge, jahutuskanalit siin kui sellist ei ole. Ja ei näe ma siin kolbil ka erilisi tugevdussälke ega mingisuguseid materjale, mis aitaks kolbi konstruktsioonil püsida jäik, jällegi võttes arvesse koormuseid. Ja eraldi väärib tähelepanu õli äravoolusüsteem. Miks need mootorid õli hakkavad sööma, põhjus on siin. Õli äravoolu avad ummistuvad ja kolb oma üles-alla käikudega niikuinii pumpab õli edasi-tagasi ja kui rõngas ei lase liigset õli läbi, alla kukkuda läbi kolbi uuesti karteriruumi, siis selle õlil ei ole minna mitte kuhugi mujale kui üles põlemiskaambri poole. Ja need äravoolu avad, millest ma siin nüüd pikalt olen seletanud, kolvil on täiesti rahuldava suurusega, et justkui ei tohiks probleemi olla. Aga kolvirõngas, mis on sellele kolvile peale paigaldatud, omab nii väikest õliava, et me ei saa seda kaameras isegi parima tahtmise juures näidata. See on vasta päikest vaadatuna, on siin pisikene nõelaaugukene, mis toob küsimuse juurde mind, et kui konstruktorid disainisid sükse lihtsa ja toimiva kolvi, siis mis eesmärk oli teha selline rõngas, mis sisuliselt hävitab selle mootori ressursi juba loomise hetkel. Me võime rääkida siin vandenõudest ja millest iganes, aga tegelik põhjus oli selles, et konstruktoritel oli väga range ülesanne, väga range eesmärk absoluutselt maksimaalsel määral minimeerida selle mootori, siis kuidas nüüd öeldagi, parasiittegureid. Mida tugevam, mida jämedam on see kolvirõngas, seda suurem on mootoris sisemine hõõrdumine, ehk siis mootor kulutab mingisugust jõudu iseenda töö peale. Jõudu aga mootor ammutab kütusest, nii et me räägime siin puhtal kujul kasutegurist. Ja see on ühtepidi natukene kurb, teistpidi on see lihtsalt reaalsus ja see pilt on selline. Nüüd aga, kuna lähevad meil kolvid vahetusse, siis tulevad ka natukene teistsuguse disainiga kolvirõngad, mis seda probleemina peaks aitama leevendada. Praktikas ei oska keegi päris täpselt öelda, sest et see tõde selgub alles pikkade aastate pärast. Mõnda aega peab ju ka see vastu. Antud sõiduk omab läbisõitu 200 000 kilomeetrit. Siin on meil siis näha see uus kolb, ilus, särav. Ja kui me seda kolbi ka nüüd natukene lähemalt proovime vaadata, ma proovin võrrelda seda teie silme all uut ja vana disaini. Siin saame siis vaadata vanas kolvis, need avad tähistavad meil siis õli äravoolu, kus siis liigne õli peab saama tagasi karterisse voolata. Läbi nende avade kolvi sisemiselt küljelt me näeme nende õlirantide järgi, kuidas on see toimunud. Peab see õli aga tulema läbi siit kahe selle metallrõnga vahelt, nendest olematutest avadest, mis on tänaseks täis läinud asfalti. See ilmselgelt ei ole enam täna variant. Uus disain on aga tunduvalt meeldivam. Võib-olla õnnestub meil fookusesse tabada, et läbi selle terasvõrgu isegi on need äravoolud täiesti näha. See kolb töötab kindlasti oma nende rõngastega palju paremini ja palju kauem. Selle konkreetse mootori juures on
veel mõningaid tähelepanuväärseid momente. Ühest küljest tahaks konstruktoreid kiita nende geniaalsuse eest, teisest küljest tekitavad mõningad lahendused väga palju küsimusi. Kes on minuga praegu ühel lainel ja saab aru, kuidas mootorite töö üldiselt toimib, kuivõrd tähtis on mootori jaoks gaasijaotusmehhanism, olgu see lahendatud rihmaga või ketiga. See on süsteem, kus ei tohi nagu mitte mingit järeleandmist teha. Ometi Volkswagen mingisugusel tootmiskoosolekul otsustas, et on täiesti normaalne kogu mootori elu ja ressurss panna panti ühele poldile. See polt on küll väga tummine ja vaevalt, et temaga midagi juhtub, aga see on siiski ainult üks polt. Ja ma kohe seletan, milles see huumor seisneb. Minu käes on praegu tähik, millega veetakse siis nukkvõlle, kett hambub siia hammastele, nukkvõlle, balansiire ja õlipumpesid. Ja nagu näha, siis see detail ei ole mootori küljes. See detail paigaldatakse mootori külge, selle detaili otsa omakorda istub väline rihmaratas ja see üks polt hoiab siis kahte detaili koos ja peab tagama selle, et see detail siit ei nihkuks paigast ja mootori ventvõli ja nukkvõli sünkronisatsioon oleks alati tagatud. Selle detaili purunemisel, kadumisel, lahti tulemisel siit mootori küljest on tagajärjed mehaaniliselt katastroofilised ja tähendab see üldjoontes mootori vahetust. Sest et sellisel juhul tekib klappide ja kolbide kokkupõrge, kolvid on kindlasti hävinenud, klapid on hävinenud, tõenäoliselt ka kepsud, nii et kokkuvõttes sisemisi detaile läheb nii palju vahetusse, et see ei ole enam lihtsalt otstarbekas seda mootorit edasi remontida. Sellise katastroofi vältimiseks muidugi me alati asendame nii selle ratta kui ka selle poldi, kasutame ka tehase remondijuhises ette nähtud liimi ja kinnitame alati need poldid täpselt juhendi järgi vastava kinnitusmomendiga. Sest riskida siin oleks tarbetu, võiks ju mõelda, et see on nii suur jäme polt, et mis temaga ikka juhtub. Ütlen ausalt, meie ei tahagi teada saada, mis siis juhtub, kui seda polti ei ole vahetatud. Enne mainisin veel sellel mootoril seda nõgistumise probleemi. Me oleme selle nõgi siit mootorist juba tänaseks täiesti kätte saanud, aga siin on mul praegu peos üks sisselaskeklappidest, mis omab siis sellist ilusat sametist samblast kihti enda peal. Kas on näha, ma kujutan ette, et on. Seda kihti siin millimeetrites mõõdetuna ei ole kohutavalt palju. Ja võiks ju mõelda, et õhukanali läbilaskevõime sellest paarist, 3-4 millimeetrist ei saa ju häiritud. Aga vot saab küll, sest et antud mootoril on kütuse otse sisse pritse, rahvakeeli nimetatakse seda ka vaese põlemisega mootoriks ning õhu liikumine silindrisse on väga-väga täpselt välja projekteeritud, mis nurga all, mis kiirusega see sinna siseneb. Ja kui on sellised nõgimäed seal klappide peal, täpselt samasugune elu tervitab ka meid sisselaskekanalites, siis õhuturbulentsus on häiritud ja jällegi annab see tunda mootori käitumises. Ehk siis sisuliselt lumepall on selle mootoriga, et on väga palju parameetreid, mis teineteist mõjutavad ja need on omavahel seotud ja mingi kilometraažini on tegemist täiesti eeskujuliku mootoriga ja siis hakkab lihtsalt see asi sõna otseses mõttes minema allamäge. Üks ebameeldiv tagajärg, mida see õlikulu veel põhjustab, lisaks ebamugavusele iga natukese aja tagant õli juurde valada, on see, et põlemiskambrisse koguneb nõgi ja see satub ka pihustite peale. Ja antud mootoril täpselt nii läks. Siin on meil siis silme all sisselaskekollektor koos pihustitega ja on see kollektor siis meil sellist vahvat tüüpi, mille kohta öeldakse muutuva geomeetriaga kollektor, kuigi antud kollektori kohta on see veidi ebaõiglane. Aga need samad klapikesed, mis siin sees liiguvad, nende klappide ülesanne on siis teatud režiimides piirata õhuvoolu,
mitte vähendada võimsust, vaid just nimelt piirata õhuvoolu, sest et kui me liigutame samasugust hulka, aga liigutame seda läbi väiksema kanali, siis tulemus on see, et see õhk liigub seal kiiremini. Ja see mootor, nagu ma enne mainisin, on väga-väga hoolega läbi projekteeritud just endale samadele õhu liikumistele, et seal oleks kõik täiesti korrektne. Me võime korra veel vaadata näiteks sellele kollektorile otsa ja vaadata, missuguseks muutuvad need pihustid. Neid ei tohi käega tegelikult katsuda, aga me seda juba võime, sest et need pihustid me asendame. Nende pihustite töö kahjuks ei olnud enam rahuldav. Ja jällegi liiter 1000 õli on normaalne margiesinduse sõnade järgi. Mul on siin mootor, mis tarbis liiter 1000 õli ja see ei ole normaalne. Sellel mootoril on kindlasti veel üks hästi põnev asi. See on muidugi väga suurtes koledates jutumärkides, mida ma tahaksin näidata. Ja see on siis ühe teatud agregaadi ajami lahendus. Kõikidel mootoritel on olemas teatud sellised nii-öelda service-detailid, mis iga teatud intervallide tagant lähevad vahetusse. Hammasrihmad, veepumbad ja veepump, mis on mootori nagu ellujäämise seisukohalt kriitiliselt oluline detail ja millel on oma vahetusvälp. Tüüpiliselt tehakse näiteks rihmaga mootorite puhul vahetatakse seda alati koos hammasrihmaga. On see välp siis kas 80 000 kilomeetrit, 100 000 kilomeetrit, see kõik sõltub juba tootja poolt antud juhendist. Sellel mootoril on tehtud eriline huumor. Siin otsustati, et veepump peab saama enda ajami mitte üldisest mootori eesotsas olevatest mehhanismidest, nagu näiteks siin on rihmad väljapool, millega käijatakse generaatorit, kliimakompressorit. Isegi mitte ei tulnud see mõte, et panna see kuidagi kettajami alla, sest et kett võetakse maha iga teatud aja tagant, seda vahetatakse, et ka siis saaks veepumbale ligi. Ei. Siin läheb asi täiesti huumori valdkonda. Nüüd, kui see mootor on meil siin täiesti paljas, siis nüüd on ka see veepump näha. Ja kui sa veel ei näe seda veepumpa, mu kallis vaataja, siis see on siin. Ja milles seisneb siis eriline nagu selle konstruktsiooni selline eripära on see, et see veepump omab hammasrihmaga vedu. Hammasrihm paikneb mootori tagumises otsas, tal ei ole mitte mingisugust pingutusmehhanismi, mitte mingisugust tugisüsteemi ja me näeme, et see rihm on ka tegelikult täiesti lõdva. Ja selleks, et veepumpa vahetada, veepumpa, mis on täiesti tavaline kuluosa, millel on oma hooldusintervall. Et seda tööd teha nüüd korrektselt, siis tuleb ära võtta mootori küljest käigukast. Jah, ilma naljata, eriti lõbus on see siis, kui meil on 4-veoline auto. See tuleb ära võtta käigukast, siis tuleb, alles siis avaneb meil võimalus kätte saada siis veepumba hammasrihma juhtratta kinnitusmutter. Täpselt nii pikk sõna oligi. Ja on see veepump kinnitatud plastikkorpuse külge. Nii et siinkohal nagu töökindluse pant on elimineeritud juba tootmishetkel. Ma ei taha mitte kunagi kiruda ühegi konstruktori lahendust, sest et iga lahendus teenib oma eesmärki, mida meie alati ei pruugigi teada. Aga siinkohal ma ei suuda jääda professionaalseks ja ma tõesti küsin kõva häälega, et kuidas on see hea? Ma tõesti ei tea seda. Sellel mootoril otse loomulikult me vahetame selle veepumba välja ja siis on meil see küsimus aastateks jällegi kõrvaldatud, aga kui selline mootor peaks töös olema või mingilgi põhjusel auto pealt maha tuleb või tuleb käigukast auto pealt maha, siis soovitan kindlasti see veepump ära vahetada, sest vastasel juhul on seda teha lihtsalt ülemäära tülikas. Ja ma arvan, et siinkohal ma võin kokkuvõtvalt lõpetada selle mootori sellistest eripäradest ja me teeme selle korda, paneme selle sõitma ja inimene saab taas kord nautida selle mootori siis loodud õiget karakterit,
on see mootor tegelikult suhteliselt kütusesäästlik, väga hea gaasipedaali reaktsiooniga ja väga meeldiva dünaamikaga. Loodan, et video pakkus teile huvi ja mina tänan!